Tere, minu nimi on Olari Miiter, olen tehnoloogia entusiast ja AI koolitaja ja oma podcastis Vähem IT-d palun ma just katsungi välja uurida, kuidas tehnoloogia saab juhtidel võtta maha halduskoormust ja mitte tekitada tööd juurde. Oma eelmistes podcastis me rääkisime üldisest IT-süsteemidest ja turvalisusest, aga selles podcastis me pühendame teema efektiivsusele. Ja mul ongi täna saates kaks toredat meest, Berton ehituse asutaja Marko Päärs ja Alar Kurvits, kes on siis Telia IT-juhtide tiimijuht. Tere tulemast! Tere! Tere! Iga ettevõtte üks kasvumootor on ka see, et oleks efektiivne ja tihtipeale ettevõtte kasvuga kaasneb ka see, et me toome oma ettevõttesse uut teadmist, on see siis läbi tehnoloogia, läbi uute inimeste. Ja kõik ettevõtete juhid ei pea olema IT-teadlikud ja nad ei pea kõiki asju oskama väga hästi teha IT-valdkonnas, aga nad saavad alati abi küsida. Ja kui me lähme selle efektiivsuse teema juurde, millest me täna räägime, et siis võib-olla paari sõnaga tutvustate ennast, kes te olete ja mis valdkonnas ja täna täpselt tegutsete, mis te teete, et palun Marko. Jah, olen Marko Päärs ja Berton ehituse tegevjuht. Berton ehitus tegeleb laiemalt mitte ainult ehitusega, vaid ka kinnisvaraarenduse ja siis uudsena oleme sellest järgmisest aastast pakkumas ka majutusteenust sellest järgmisest aastast. Ehk et meil on majas sees siis turundus, müük, tootearendus, ehitus. Me ise loeme nagu selliselt, et meil on kaks peamist tegevussuunda. Need on build to rent ja build to sell. Meie koduturud on Tallinn ja Riia. Ehk et selles mõttes oleme võib-olla päris laia ampluaaga. Ja näiteks Äripäeva 24. aasta ehitusettevõtete edetabelis olime oma näitajatega 4. kohal. Et selline, ütleme võib-olla kõige kiirem sissejuhatus. Build to rent on siis Berton Living. Seal on hetkel meil kaks objekti, on Kotsepuu Stay, mis on siis lühirent ja siis Norra by Berton Living, mis tuleb ehitajate teele Tallinnasse, kus on 100+ lühiajalise üüri ühikut. See on käivitamisel, et on väga põnev, pigem selline nagu start-upilik periood, kaasame inimesi. Meil on väga kogenud majutusteenuste juht, aga kõik see muu, mis ümber teha, see lugu ja kõik IT ja kogu see pool on meil täna nagu töös ja selles mõttes väga, väga huvitav periood. Mis puudutab nüüd build to sell, siis me oleme rohkem seal orienteerunud premium kinnisvarale Tallinnas. Riias on meil üks projekt koostöös Epsoriga, mis on üle 100 ühiku, kus on siis võib-olla rohkem nagu Economy Plus toode. See on siis Purtsem, siis sel saavas 74C, 360 kraadi on selle projekti nimi ja seal läheb ka meil päris hästi, et Riia praegu rokib, et kui eelmine kuu oli Tallinnas uute korterite müük üle 100, siis Riias on see mitusada, vist isegi seekord nagu 400. Et me oleme täna nagu Tallinnaga siin sellises kohas. Aga ühesõnaga, ja kui me nagu täpsemaks läheme, siis IT on täna ikkagi kõikide ettevõtete sisuliselt selline üks oluline arhitektuuri osa peale personali, et ta on üks vastutavaid tugisüsteeme ja ehitus võib-olla tervikuna on tõenäoliselt natukene nagu rohkem maha jäänud kui mõned teised valdkonnad, aga ma näen selgelt, et see muutus on toimunud, et ka tervikuna Eesti ehitusettevõtete kogu see nii-öelda infotehnoloogiline taust pluss siis ka kogu see suhtumine on minu meelest täielikult muutunud 5 aastaga. Just mis puudutab see, et minu meelest nagu see protsessidelt on jälle mindud üle nagu inimese kesksemaks, et see hüppe on ära toimunud. Et võib-olla lühidalt kõik, et mis me teeme. Ja selles mõttes oli see väga hea nagu, ütleme, vihje sinu poolt, et arvatakse, et ehitusettevõtted lohisevad seal kuskil rivi lõpus seal IT, aga
aga kuna on hästi palju andmeid, nagu sa täna ka praegu ütlesid, sul on erid objektid, inimesed, turundus, see kõik on ju kuidagi mingi infotehnoloogia ja süsteemidega seotud. Aga Alar, palun räägi endast, et sul on selline põnev nimi, et sa oled nagu IT-juhtide tiimijuht, et mida see mees teeb selline? Ja, et meil on siis selles Telia suures IT-teenuste osutuse aparaadis on ka siuke siis väike jupp, kus töötavadki IT-juhid ja osutame IT-juhtimise teenust klientidele. Klientidele, väikestele keskmistele ettevõtetele, kes soovivadki seda järgmist sammu või midagi parendada oma IT-s. Ja paarkümmend klienti ja annab siukse üsna huvitava või hea läbilõike just sellest ettevõtte suurustest ja nendest, mis mured neil täna on ja millega nad tegelevad, kuhu nad tahavad panustada. Et ma läheksin siit sinuga kohe edasi, et mul on selline küsimus, et kui me räägime täna efektiivsusest, et kuidas sulle nagu juhid seda efektiivsust üldse nagu defineerivad, et kuidas nad nüüd aru saavad, et nad nüüd on efektiivsemad, et panime mingi uue tarkvara, et kuidas nad defineerivad sulle seda? No, minu meelest ikkagi see kõige suurem ja põhilisem ootus, kuidas seda efektiivsust nagu mõõdetakse, kipub olema ikkagi nagu inimestes. Aga see ei ole eesmärk, et ma tahan, et mul oleks vähem inimesi, vaid ma tahan, et samad inimestega rohkem teha tegelikult. Et eesmärk ei ole kellelgi, et mul on liiga palju inimesi. Nad lihtsalt tahetakse, et see töö, mis nad teevad, oleks tulemuslikum ja siis läbi nende IT-vahendite või nende digitaliseerimise. Et see on see, mida praegu palju nagu räägitakse, ka riik tegelikult toetab ja hästi paljud ettevõtted teevad seda digitaliseerimise arengukava ja viivad seda ellu näiteks. Et see on hästi palju nagu teemaks. Ja kui me räägime nüüd siin täna efektiivsusest, siis Marko ka siin enne mainis, et ehitusettevõtted on ka juba jõudnud sinna järku järjest rohkem, et nad võetakse seda lahendusi kasutusele. Et milline on selline, see on küsimus teile mõlemale muideks, et milline on selline kõige suurem väärarusaam, et stiilis, et IT lahendab kõik nüüd ära, et ma võtan nüüd lahendused käiku ja lahendab kõik ära, et meil pole sellisel kujul seda IT-d nagu vajagi näiteks, et võib-olla alustan Markost siit. Ma korra peegeldan, et kas ma sain küsimusest õigesti aru, et mõte on see, et kas IT lahendab kõik küsimused või kuidas? Ja mõte on just selles, et vaata, kui sul on selline suurem halduskoormus ja sul on hästi paljude asjadega vaja tegeleda ja IT on lihtsalt juhi üks tööriist, et okei, võtame, digitaliseerime, automatiseerime ära, see lahendab kõik ära ja siis mul on pooled tunnid saavad vabaks ja saan muude asjadega tegeleda, et kuidas sul selline tunnetus selle koha pealt on? Võib-olla ma alustaksin natuke siis võib-olla algelisemalt tasemelt, et mis küsimust digitaliseerimise või siis IT tänaste parimate nii-öelda teadmiste ja praktikate rakendamisel siis võiks nagu saada. Ehk et tõenäoliselt võib-olla kui ma ise juhina mõtlen, siis on selles igapäeva oravarattas on see aeg, et kuidas see arhitektuur kõigepealt kokku panna. Ehk et see on nagu päris küsimus, et see initial task nagu kokku panna üldse. Et et okei, et me kasutame neid ja neid tarkvarasid, neid ja neid asju. Näiteks endal on kuu aega nagu tegelikult nagu kõik need algtekstid nagu olemas. Aga päris elus see jõua nagu selleni, et oledki selles oma oravatta pöördes. Kui sa seda konkreetset aega ajurünnakuks ei pane, siis tegelikult nagu selle initial taskinigi nagu ei jõua. Ehk et siis teine väljakutse on see rakendatavus, et kes on sul need inimesed, kes on see ettevõtte sisene, see vedur, kes siis seda vedama hakkab oma muude ülesannete kõrvalt. Võib-olla, et on selline entusiast, aga tavaliselt kõik saavad ju aru, et see on mingi lisakoormus ja nii edasi, et see nii-öelda esmalt selle vajaduse kaardistamine, ehk see initial taski tekitamine, pluss siis see nii-öelda ettevõtte sisese juht veduri nagu leidmine, et see on tõenäoliselt see esimene koht, kus tegelikult juba võib-olla oleks hästi hea, kui mingi spetsialist või keegi, kes selle aitab nagu mõtestada. Siis ütleme, et mis kasu ta annab, et laias laastus on see, et ettevõtte juht peab tegelema, ütleme siis oma siis osakondade juhtide nii-öelda personaliteemadega, pluss siis tal peab olema finantsidest kogu aeg ülevaade, eks, et sa pead nagu aru saama, kus me nagu täpselt oleme. Ehk et see tegevusplaan versus siis tegelikkus, et sa saaksid seda võrrelda. Tõenäoliselt selleks on kõige parem see dashboard või mingi dashboard, mis joonistub maatriksid, et sa paned siis valdkonnad ja näiteks tegevusvaldkonnad
valdkonnad ja oma objektid nagu kaardistad ära ja jälgid seda, et sul tegelikult online jookseb see info, noh, see peaks olema tõenäoliselt see nagu eesmärk, kuhu nagu välja jõuda, et sul on kogu aeg nagu piltlikult öeldes siis ma ei ütle, et naela pealt nagu see laoseis näha, aga sa tead kogu aeg, mis nagu toimub, eks, et sul on see täielik nagu ülevaade online nagu olemas. See tegelikult on see tõenäoliselt, mis minu arvates võiks olla nagu eesmärk. Ehk et see on see, kuhu on nagu välja vaja jõuda. Ja noh, sageli me upume nagu sellest, Eesti ettevõtted on ju tegelikult kõik nagu mikroettevõtted, ehk et kuni nagu 50 inimest on Euroopa mõistes mikroettevõte. Et noh, mõte on see, et kuidas jõuda veel vähemate inimestega ja suurema käibeni, eks. Ja kuidas nagu, noh, kuna meil ressurssi ei ole, ressurss on piiratud, noh, siis tulebki appi võib-olla see AI pool või kuidas öelda, et AI ei ole ka mingi imelahend, see machine learning on ammu juba olnud, et Google on ka AI, noh, seesama otsimotor on AI. Ehk et noh, et mõte on see, et kuidas sa tegelikult paned oma protsessid ja oma rakendused tööle maksimaalselt enda huvides, eks. Sinna välja jõudmine on päris suur väljakutse enamikele juhtidele. Ehk et leida see aeg, see kaardistada enne, et noh, et see on tegelikult nagu väga, noh, see ongi põhimõtteliselt nagu järgmine samm, eks ole, et see nõuab pingutust, aega, ressurssi ja noh, juba mugav on siis öelda kogu aeg, et mul on see oravarattas ja noh, vaatame hiljem, et noh. Ja see täpselt nii tundubki, et tihtipeale mõeldakse, kui on ehitusettevõtted, siis on see seotud mingi kopp ja traktor ja naelad ja kipsplaat ja joonised, et tegelikult on seal taga ja terve rida igasuguseid IT-tehnoloogilisi lahendusi ka. Aga Alar, kui te lähete nüüd esimest korda nagu ettevõttesse sisse või ettevõtte juht pöördub teie poole, et kes tahab saada efektiivsemaks, ta tunneb, et ta on ülekoormatud siin mitmete asjadega ja nüüd on veel mingi AI ka veel tulnud ja siis keegi kirub, et võrk on aeglane ja nii edasi, et millest te siis tavaliselt nagu pihta hakkate ettevõtte sees, kui te lähete esimest korda sinna, et aru saada, et mis probleemi nad siis nagu lahendada tahavad või mis protsessi te üldse üle hakkate vaatama? No esimene kindlasti me nagu räägime ettevõtte juhiga, mõne põhiprotsessi omanikuga näiteks, et kuulatagi, kus see king pigistab, aga ma ütleks, et reegi nagu ettevõtte nagu pöördub meie poole, siis tal king pigistab seal üsna sükestes baasasjades. Et need on need lihtsad efektiivsuse võidud, kui sa saad töötajatele normaalsed töövahendid, sa saad kas või elementaarsed, ma ei tea, Office 365 funktsionaalsused, et sa saad samal ajal samu dokumente isegi töödelda, et ka see on paljudele nagu esimene samm. Võrgud töötaksid, inimesed saaksid teha kaugelt tööd näiteks. Et sellised asjad on see, kus tulevad kõige odavamalt, kõige kiiremini need võidud tegelikult efektiivsuses ja see on ka töötajatele hästi motiveeriv. Ja sealt edasi tegelikult tulevad juba need asjad, et kas me võtame kasutusele AI, mis AI teeb, või äkki on mingid tavapärased, ma ei tea, pilverakendused, mis need samad asjad ära teevad sama lihtsasti. Need on kõik juba tegelikult sellised enamus ettevõtetel järgmised sammud. Kui ta on juba sellel tasemel, kus ta on väga hästi hallatud IT, et siis on need rakenduse tasemid juba. Aga kas ma saan õigesti aru, et te teete kohe konkreetselt mingisuguse listi nagu mingitest protsessidest ja kaardistate nagu ettevõtte sees ära selle, mis tal vaja on nagu või? No meie esimene samm on, ütleme, need IT-protsessid tegelikult. Et on äriprotsessid, on müük, turundus, nendel on oma mingid töövahendid, aga need IT-protsessid näiteks, et kas kasutajad saavad, ma ei tea, helpdeski pöörata, kas nad saavad abi sealt, kas on normaalsed protsessid, et kui tuleb uus töötaja tööle, et sa saaks kiiresti oma tööjaama, et tal on õiged õigused seal, kui ta lahkub, et need õigused ära võetaks näiteks. Need on täiesti tavapärased IT-protsessid, mida meie siis saame kliendis juurutada. Ja see on väga paljudel tegelikult tegemata. Et see on see, kus me alustame. Kui see on korras, siis on järgmised asjad. No see on see koht, kus siis juhid nagu takerduvad ka, ega nad ei tea ka ju täpselt, mida seal siis nagu muuta, et siis te tuleksid appi seal sellega. Ja see ebaefektiivsus kujunebki niimoodi välja, et iga kord, kui tuleb näiteks uus töötaja, siis peab see personalijuht või on büroojuht peab sellega eraldi tegelema, ta hakkabki seda arvutit otsima, mõtleb, mis suun arvutidele üldse meeldiks või sobiks, siis ta hakkab seda tellima kuskilt, siis see võtab aega, siis ta saab selle kätte, siis ta peab leidma keegi, kes selle seadistab, siis ta peab mõtlema ka, mis õigused teil üldse vaja on. Et kui need pole nagu ette läbi mõeldud, need protsessid välja kujunenud, et siis see võtabki iga kord palju aega ja siis ongi ebaefektiivne. No loomulikult, kui sul on 4 töötajaga ettevõte, siis sa ei pea seda tegema. See pole teistpidi jälle efektiivne, aga kui juba hakkab neid töötajaid tulema, töötajate liikumine, siis need peab läbi mõtlema. Aga Marko, ma küsin su käest seda, et kui nüüd Alari juttu kuulata, et tullakse nagu ettevõttesse ja kaardistatakse asju ära, aga näiteks mida te ise olete juba varemalt ära teinud, on sul mingi konkreetne näide tuua näiteks mõnest sellisest töövahendist, mida te olete juurutanud,
mida sa tunned ja näed, et ta on nagu tööd teinud lihtsamaks ja nagu võtnud mingisugust koormust maha või inimestel on parem mingeid asju teha, et on teil midagi juba? Ja ikka. Jah, et eks meil on nagu ma ka ennem ütlesin, et eks neid erinevaid rakendusi on ju täna ikkagi igal sammul, eks, et IT on see, üks siis nagu see selgroog või backbone nagu kogu ju ettevõttel, eks, et me ikkagi väga palju erinevaid tarkvarasid või rakendusi kasutame, et on siis nii-öelda omaenda, ta ei ole siis andmeladu, vaid on andmebaasid, eks ole, siis on erinevad rakendused, mis on seotud nendega, mis puudutab siis erinevaid juhtimise tasandeid, on erinevaid nii-öelda siis osakondi. Et võib-olla meie nagu üks nagu suur väljakutse on see, et kuidas panna need omavahel tööle, eks, et kuidas sa saad sisuliselt siis nii-öelda näiteks eelarvestamise ja cash flow nagu koos tööle, et mingid sellised lihtsad asjad, et sul on kogu ettevõtte koondvaade, kuidas eelarvestamisel sinna sisendid saada ja nii edasi, et seal on niisugused erinevad, igal ettevõttel omad spetsiifikad, aga ütleme, et meie vaates on see kõige olulisem see, et sul tekiks see nii-öelda juhtimistööriist või see dashboard, millel siis erinevatel piltlikult öeldes raamatupidajal või projektijuhil või tegevjuhil on erinevad nagu juurdepääsud, mis on hästi suur probleem, on andmete dubleerimine, sageli on ka osad asjad nagu tavalises Excelis siis on see, et mingi elementaarse andme leidmiseks pead sa kuskile kellelegi helistama, et seda nagu saada, et mingid sellised asjad, et see on tegelikult nagu, kui me räägime efektiivsusest, siis see on nagu täiesti kuulpäev, et aga see on tegelikult all argipäev, see on päriselus ju nii, ja see nagu tegelikult näitab ju räigelt, sul lihtsalt vaata peeglisse, et mis sa teed mees. Et ütleme, et andmete ristkasutus elementaarsel tasemel loomulikult on olemas, aga kui läheb asi natuke spetsiifilisemaks, siis tegelikult on ikka nii, et kõne kuskile või meil kuskile ja see on jälle kellelegi mingi lisatöö ja see, kes ütleb, et kuule, come on, et seda peab nagu vastama, aga see on temal jälle mingi lisaaeg, mingi lisa otsima, mis on täiesti tarbetu. Et need võib-olla, et siin on tegelikult see, et see täielik selgus online peaks tegelikult kogu aeg nagu olemas olema, see ei ole mitte midagi üle mõistuse, see on defineerimise, probleemi defineerimine ja siis lahenduskäigu leidmise küsimus. Ma saan aru, et ehitusvaldkonnas on ju tegelikult ka niisugused spetsiaalsed rakendused selle jaoks tehtud ja isegi Eestis on vist neid pakkujaid ja kuidas nende nagu kasutamine õnnestunud või proovimine? Tegelikult ikkagi kõik, ütleme siis niimoodi, et kui ma sellest andmebaasist nagu rääkisin, et siis on põhimõtteliselt, kuna enamasti on kasutusel ehituses nagu Dropbox, seepärast, et see on kõikidele nagu lihtne, täna on järjest rohkem, tähendab ühesõnaga järjest minnakse üle nagu Bauhubile, mis on siis selline mugav keskkond, siis jällegi, kus on mingid omad küsimused, siis on Talux, siis on mudelprojekteerimise see keskkond, mis on üks paljudest on nagu BIM Collab, et neid asju on nagu palju ja et tegelikult siin nagu ongi, et kus me siis oleme nagu oma teekonna alguses on see, et kuidas see ühendada siis AI abil, artificial intelligence abil, nagu, et kuidas nad panna omavahel tööle. Täna me oleme selle eesmärk on see initial task ära kaardistada, mis ehituse poolt nagu puudutab ja siis tegelikult hakata kaasama spetsialiste, et täna me ei oska veel küsida, me peame selle kõigepealt selgeks tegema, et mida me küsida tahame ja kuhu me välja jõuda tahame, aga see on kõik põhitöö kõrvalt kogu aeg, ja see ongi nagu niimoodi, et jah, siin peavad olema nagu konkreetselt nagu konkreetne tegevusplaan, tegevuskava, et kuskil välja nagu jõuda, et muidu ta nagu ei jõua. Aga rakendused on enamasti kõik olemas, nad on ristkasutatavad paljuski. Osad programmid on sellised, mis on omavahel kaitstud, eks ole, nii nagu piltlikult öeldes siis Windows ja Apple ei tee omavahel nagu koostööd, et ka siin on nagu sellised, kes tahavad oma ökosüsteemi esitleda. Selles mõttes on kõik nagu klassikaline, aga just seesama, et tekiks selline nagu teadlik nagu juhtimise tööriist igal tasandil, et see on praegu see eesmärk, et eks me siis natuke loodame, et äkki siis see IT või tähendab AI nagu areng on jõudnud nagu selliselt, et nad omavahel need programmid hakkavad koostööd tegema ja me saame oluliselt lihtsamalt nagu edasi, et laiem küsimus on tegelikult see, et ega seda intelligentset tööd see ära ei tee, eks, et sa paned selle mudeli paika, ta aitab sind pigem selles lihtsamas otsas neid töötunde oluliselt kokku hoida, aga see intelligentne töö minu
meelest läheb järjest väljakutsuvamaks ehk et selleks, et need inimesed, kes need seadustatud mudelitega siis infotehnoloogiliselt nagu oma nii-öelda siis põhitöö kõrvalt hakkama saaks, et see tase peab nagu ka nagu tõusma. Ehk et inimene, kes neid mudeleid nagu kasutab, on ja seda head juhtimistööriista peab ka nagu enda arengus ka nagu hüppe tegema, aga siin ei tundu ka midagi väga keerulist olevat, et see raskusaste natuke muutub, et tõenäoliselt mis on see suurem probleem, et need, kes alustavad mingis valdkonnas, ma ei tea, nendel mingi hetk läheb väga keeruliseks see esimene hüpe teha, piltlikult öeldes nagu Tallinnas on korterite hind hästi kõrge, et see tänane üliõpilane ei saa seda korterit enda lubada võib-olla 10 aasta pärast, et sul on tänasel üliõpilasel lisaks sellele ka nüüd järgmine väljakutse, et kust üldse tööle saab, et mida ta üldse tegema hakkab. Et see ots, mida ta peaks tegema nagu võib-olla see assistendi tööd, seda ei ole enam varsti. See teeb masin juba ära enne. Selle teeb masin ära, jah. Et kuidas sa siis jõuad selle järgmisel levelile, et see on nüüd väljakutse. Ja ma siit sinu jutust loengi nagu välja, et vaata, sul on need andmeid ju vaja selle jaoks, et ju mingid äriotsuseid teha, et juhi jaoks on ju tähtis see, et tal oleks hästi palju numbrid lihtsalt kuvatud ja ta saaks otsuseid teha, aga nüüd mul on siin küsimuski Alarile, et kui otsuseid tehakse numbrite pealt nagu ülevaadete põhjalt, et milliseid tööriistu siis nagu peaks nagu üldse vaatama ja mõtlema, et tuua nagu siin juba käis läbi sõna dashboardi peale kokku nagu. Kas on selliseid tööriistu? Ma arvan, et on. Ja võib-olla just sükestele nendele väikestele keskmistele ettevõtetele, et nemad võiksid vaadata tegelikult nendele pilvetööristadele, mida Amazon AWS-is ja ka Microsoft Azure'is välja töötab täpselt andmetöötluste jaoks. Et see keerukas punkt on, kuidas andmed sinna saada, just nendes rakendus kätte, et kui rakendus ise pole seda liidest ehitanud, siis tuleb seda iga kord arendada, see on nagu, ongi ettevõtetele tegelikult keeruline. Aga kui need andmed juba seal on, et selle suur pluss on siis see, et siis sa ei pea nagu enam väga palju panustama nagu arenduse peale, et need andmed rääkima panna, sest selle teeb see pilvetöötleja ise ära ja ta teeb seda pidevalt, ta pidevalt arendab oma neid mudeleid, neid tööriistu seal ja sina tõsi maksad on ju selle eest, aga sina ei pea enam hoidma endale nii-öelda neid arendajaid, kes need andmed rääkima panevad. Et see rääkima panemine on seal juba võimalus täiesti sükeste äriprotsessil juhtidele või in-house analüütikutele teha, et see ei ole nagu arendustöö enam. Ja see pidevalt areneb ja sa ei pea panustama tõesti seda, et sul peab olema need tarkvaraarendajaid, mis sul enam vaja ei ole. Et mina ütleks, et siis võiks vaadata nendele pilvelahenduste poole tegelikult. Aga see lahendaks siis sellist probleemi, et juht ei pea erinevates dokumentides käima, et endale andmeid kokku korjata ja siis mingid äriotsuseid teha, et see võtaks ka seda pinget ja koormust nagu maha. Jah, kui need sinna saada, et see on see keerukas osa, et eks loomulikult lõpuks tahavad need suured pilvepakkujad ka, et need andmed seal tekiksid, et sa üldse kasutaksid ainult nende lahendusi, aga me ütleme, spetsiifilises valdkonnas, ütleme nagu Eesti ehitus, see ei ole nagu võimalik tegelikult, seal ei ole neid tööriistu. Ilmselt ei teki ka, ma arvan, tegelikult. Võib-olla tekib mingid süksed, ma ei tea, ERP-lahendused, raamatupidajad-lahendused, seda juba Microsoft tegelikult ju ise pakub ka ja sealt on juba lihtne teha järgmine hüppe, need andmed on tal juba struktureeritud ja liiguvad seal, natuke maksad raha ja vajutad nuppe ja juba liiguvad sinna analüütika moodulisse. Sest kui me räägime siin täna efektiivsus, siis ja Marko ka juba siin mainis, on AI lahendused, eks. Et aga kui me räägime nüüd täna täitsa praktilisest nagu vaatenurgast, et milliseid selliseid lihtsaid tööülesandeid nagu AI-ga saaks täna ära lahendada, et see võtaks nii seda inimeste igapäeva koormust nagu vähemaks, sest me teame, et me teeme palju selliseid korduvaid ülesandeid ja asju, et mis oleks sellised valdkonnad kohe nagu täna, et kus ta nagu tõesti nagu annab sellise kiire efekti, ilma et see peaksid väga palju aega ja raha sinna kulutama nagu AI kasutuselevõtus. Jah, need kõige lihtsamini kättesaadavad tööriistad, et need on ikkagi tegelikult ju tekstitöötlusvahendid. Et kõik see, kus sul on tekst, selle töötlemine, selle koostamine, et see on kõige lihtsam. Seal peab olema nagu muidugi äärmiselt tähelepanelik, et sa mõtled läbi, kas seda on vaja teha. Et kui me lõpuks jõuame nagu sinna, kus sa oma ettevõtte seest teed AI-ga PowerPoint, et oma kolleegile midagi helgeks teha, selle asemel, et ta koridoris 2 sõna vahetada, et siis see on nagu valesti kulutud aega raha tegelikult. Aga ma vestlesin ühe Eesti ettevõttega, kes teebki neid AI lahendusi ja mitte ainult siis niisugused tekstitöötsusi, aga natukene keerukamaid ka, kus mitmest allikast ja kasutab erinevaid siis neid AI vahendeid selle ka uue väljundi loomiseks, siis tema tõigi näite, et ühele ehitusettevõttele nemad tegid lahenduse, kus ehitusettevõte, ma saan aru, peab hästi palju võtma hinnapakkumisi erinevalt osapooltelt
ja ta automatiseeris selle ära, et läksi pakkumiskutsed nii-öelda välja ja siis tegi teise roboti, mis töötleb neid siis vist pakkumisi ja annab sinna parima väljundi juba selle sama töötlejale. Ja siis see töötaja saab sealt, nemad ikka näite, et ikkagi said nagu ühe töötaja vähemalt suunata teise kohta tööle. No see on juba suur võit tegelikult, kui me räägime väikese ettevõtlusest. Jah, aga ütlen, seal on ka see keerukus jällegi, et kui te nüüd kujutate ette, et kõik niimoodi teevad, siis järsku hakkab maailmas või sellel väiksel turul ringlema tohutult palju neid pakkumiskutseid, sest seda on nii lihtne teha, seda pakkumiskutset, et siis see pakkuja peab tegema oma roboti sinna vastu, kes hakkab neid pakkumisi tegema tegelikult. Teoreetiliselt on see võimalik, isegi tehniliselt on see täna võimalik ju vabalt teha. Aga kui me nüüd sellest AI teemast üle läheme, et kas Bertonis on juba kasutusele võetud mingisuguseid lahendusi, mis näiteks nüüd igapäevaseid protsesse, ma mõtlen just AI-l aitavad nagu lahendada või kiirendada või on midagi sellist, mille juurutamine läks nagu sujuvalt, ütleme. Jaa, no seesama, et tegelikult ma saan aru, et neid hanke, meie oleme need küsijad, me oleme peatöövõtjad, et siis ma saan aru, et neid hanke, no näiteks konkreetselt neid hankedokumente töötatakse AI-ga läbi, mahtusid vaadatakse üle ja nii edasi, et seal seda assisteerivat tööd nagu järjest nagu vähendatakse, aga me oleme väga alguses sellega, et kus siin on neid kohti, ma näen, et see põhimõtteliselt erinevates osakondades, erinevatel asjadel, kus on see andmemahud nagu suured, mida vaja läbi töötada, seal igal pool on see abikoht nagu olemas, et ega siin nagu konkreetselt midagi väga keerulist nagu ei ole, mis puudutab nagu neid andmemaht läbi töötamist, aga just seesama, et kuidas panna need erinevad rakendused omavahel ristkasutusena tööle, seal on seda nii-öelda kõigepealt siis selle ettevõtte, selle juhtgrupi poolt seda lähteülesannet vaja ja selle kokkupanek ongi tegelikult seda see, mis on ees ja siis peale seda ma olen nagu oluliselt targem, aga me ise küll oleme nagu lootusrikkad, et ma arvan, et siit tekib oluline kokkuhoid enne see igapäeva ülevaatlikkus, kus sul üks asi on tõuseb efektiivsus, jah, et see ei tegele nagu selle nii-öelda MPM-iga otsi mingeid mõttetuid asju, see võib-olla ei ole igapäeval kõige suurem mure, aga tegelikult on seesama nii-öelda sul jääb rohkem aega fokusseeritult nagu keskenduda, see otsuste kvaliteet tuleb oluliselt kõrgem, et sa ei pane kõhutunde järgi, vaid et sul on nagu, ei tee otsuseid kõhutunde järgi, vaid sul on nagu konkreetne online info ees, sa teed endale asjad selgeks, seedid nii-öelda läbi ja siis tuleb otsus, mis on kalkuleeritud ja loterii võimalus on nagu minimiseeritud nagu. Sest ma olen üsna veendunud, et paljud juhid ikkagi juba mõtlevad täna selle peale, et ennast nagu enda ettevõtte nagu efektiivseks muuta ja uusi tarkvarasid juurutada, mis nende tööd kiiremaks, paremaks teevad, aga kuidas sinu kui Telia eksperdi poolt näiteks, et mis on need ohukohad, kus ettevõtte juurutamisel võib üsna kiiresti nagu kokku joosta, et siis tõstetakse käed püsti ja nüüd on hulga raha kulutatud ja väga palju nagu tulemust ei ole, et mis on need põhipunktid nagu? No on see nüüd, ütleme, ma ei tea, kas AI kasutusvõtt, rakenduse kasutusvõtt, siis... Ma räägin üldse nagu uute rakenduse kasutusvõtule. Valed eeldused, ma ütleks. Kõige hullem, mis saab juhtuda, on see, et ikkagi, kui need eeldused on valed, et nagu sina ütlesid, et te alles panete neid kokku, näete sellega vaeva, et see kõlab väga õigesti. Et kui eeldatakse, et see IT lahendab mingi mure ära, sinna pannakse raha sisse, aga siis tegelikult ta ei tee seda või see võit on nii väike, et see ei ole väärt seda raha, mis tegelikult sinna kulutati. Sest et hästi palju näiteks mis on vale eeldus, on see, et ma teen selle valmi ja siis ta mul olemas, aga tegelikult ta võtab raha edasi ka. Et seda tihti arvestada, et isegi kui ta on lihtsalt nagu tarkvara jupp, siis kuu aja pärast sa tahad seda natukene muuta ja siis muutub mingi tarkvara, mida tema kasutab hoopis, sa pead jälle seda muutma ja siis sa jäävadki nagu ostma väikselt seda arendust juurde või siis kasutad pilvetarkvara, siis see on kuutasud, eks ju, ja kogu aeg maksad selle eest. Et jah, ma arvan, et kõige alguses on valed otsused, et ma eeldan, et see teeb mul selle ära ja tegelikult ei tee. Et mitte seepärast, et tarkvara on halvasti tehtud, vaid eeldus oli vale tegelikult. Kas see nagu vale tarkvara võeti kasutusele või? Ma tegelikult arvan, et tänapäeval seda, et tulemus ei ole see, mida, et see tehniline jupp ei ole see, mida telliti. Et lõpuks arendaja teeb ikka nii valmis, aga lihtsalt ongi see, et eeldus oli, et see tarkvara tohutult säästab mul raha või ma saangi sellest tohutult nagu mingi kasu, aga lõpuks tuleb välja, et see inimene ikkagi peab seda sisestama, peab kontrollima, peab väljundi võtma, veel kuhugile viima ja tulemus lõpuks sama sisuliselt, aga raha on kulunud.
no vot, siin on see raha kulutamise koha pealt, et siin on küsimuski nüüd Markole, et kuna sina juhina teed ju neid otsuseid, kuhu nagu raha paigutatakse, kuhu investeeritakse, siis et kas on olnud sellist olukorda ka sul või kuidas sa teed üldse vahelt, et kuulge sõbrad, et tõmbame ikka nagu pidurit, et tundub, et see asi jookseb meile nüüd rappa või vaatad, et see läheb nüüd võiduka lõpuni, et kuidas sa üldse nagu hindad seda nagu? No ega seal ongi, et kui sa tahad seda tailor-made nagu ütleme, et siis AI siis eelsel ajal oleme teinud ühte suurt arendust ühe Eesti tarkvara ettevõttega, mille me jätsime pooleli, et me nägime, et lõppkokkuvõttes me võime jõuda selle tulemuseni, aga see oleks osutunud liiga kulukaks ja see lihtsalt võtsime mingi hetk nagu seisukohad, see on sankoost, unustame ära ja jätame selle arenduse seisma. Et see oli konkreetselt siis mis puudutas selle sama dashboardi loomist, nagu ma ütlesin, et sul tekiks online informatsioon, infovahetus, sellel hetkel ka neid abi selliseid rakendusi sellisel kujul nagu ei olnud, see tegelikult oli mõned aastad tagasi ja ikka on, et see nagu äris ikka, et sa ei saa vaadata seda, et see on niisugune tavaline elementaarne juhtimistarkus, et sa nagu lihtsalt vaatad, et kui mingi asi eeldatavasti ei hakka tööle, siis sa pead need kulud ära unustama ja lihtsalt nagu seisma panema, et midagi teha ei ole, kõik ei õnnestugi, et see on täiesti elementaarne äri osa, et sul 10 mõni asi tuleb välja, et sellepärast nagu, et ebaõnnestumine on ettevõtluse paratamatu osa, et need, kes ei ole ebaõnnestunud, need ei ole ka midagi teinud. No tuleb välja nii, jah. Aga vaata, mul tekib nüüd küsimus siit, et te investeerisite raha, proovisite mingit dashboardi teha, aga mis hetkel sa tundsid, et stopp, et tõmban pidur, et sul pidi mingi otsuse alus olema, kas see on raha või te ei näinud väljundit sellele? Ei, selles mõttes ikkagi see kalkuleeritud otsus, eks ole, et sa vaatad otsa, et kulutatav raha versus see tegelikult saavutatav tulem on ja kui raske kuluga see tuleb, et kas jätkata vanamoodi ehk siis natuke käsitööd ja siis seda andmetest juhtmist, nii-öelda siis mingit pidi siis hästi lihtsustatult öeldes või siis kulutada see kulu lõpuni, loota, et see hakkab tööle ja mingil hetkel sa pead ka sellest aru saama, et kas see on rakendatav või ei ole. Et kui asi hakkab liiga keeruliseks minema ja tegelikult enam sul juba need spetsialistid aru ei saa, kes sul majas on, et mis küsimust, kuidas lahendada, siis tegelikult on ka nagu see, et siis see ei ole nagu realistlik. Et see võib-olla nagu natuke abstraktne jutt kõik, mis ma räägin, aga päris elus on see tegelikult nii. Et hästi lihtsustatud, et kui sul on nagu mees, kes viskab labi taga 4. korrusele, 4 meest on odavam, kui panna see kopilaadur sinna, siis lihtsalt 4 meest viskavad. Ja ongi kõik, et see on hästi elementaarne. Ja et ühesõnaga selle juurutamise te panite selles mõttes nagu seisma, aga kui ma nüüd Alari käes küsin, et kui hakatakse uut asja nagu juurutama, võetakse uut tarkvara kasutusele või on see mingisugused muud tehnikavidinad, et mis samme nagu peaks nagu kõigepealt nagu astuma või vaatama, et see juurutusprotsess siis annaks lõpptulemuse õige kätte ja mis samme seal üldse astuma peaks nagu, kui ma hakkan midagi uut juurutama, mille ma tähelepanu peaks pöörama? No kindlasti võiks nagu mõelda, kes on sellest mõjutatud, et tihtipeale kogu organisatsioon ei ole, et reeglina on ikkagi mingi hulk kasutajaid, kes seda kasutavad. Muus osas see on sisuliselt nagu väike muudatuste juhtimise projekte, et sa pead saama need inimesed pardale, sa pead nagu müüma selle mõtte maha, sa pead neile selgitama, kuidas nendel läheb sellest nagu paremaks, ma ei tea, kiiremaks, kindlasti tekib seal hirme, mida peab maandama. Me eeldame, et see tehniline osa töötab, selle jaoks on tehnilised inimesed ilmselt, kes selle tööle panevad, et see organisatsioonilise muutuse juhtimine on nagu pigem see, mida ettevõtte juhilt või siis, ma ei tea, osakonna juhilt võiks oodata. Et aga ma ütlen, et kui see tehnika töötab, siis suures osas on see nagu iga teise protsessi muutmine. Inimestega töö tegelikult ennekõike. Selge, aga inimestega töö, kas see hõlmab siis mingisuguseid koolitusi selles valdkonnas või kuidas? Jaa, kindlasti, et tarkvaraga tutvuma, et inimesed peavad õppima seda kasutama, nad teevad oma mingit jupi, kui on, võib-olla seal on erinevad osakonnad, teevad erinevad asju selles tarkvaras, kui on suurem tarkvara. Koolitused, kuhu probleemide korral pöörduda, nad peavad saama kiiresti abi, alguses kindlasti tekib neid probleeme,
reeglina, mis iganes see testimine on, nagu ennem see juurutamist ei ole nii põhjalik, kui pärast kasutajad testivad seda, nad teevad vigu, peab olema kokku lepitud, et kuhu nende vigadega pöördakse, mis aja jooksul need püütakse korda teha. Tihtipeale ongi, et vigade kriitilisust peab nagu hindama, et see on oluline viga meie äriprotsess, me peame selle kähku korda tegema, mõned nice to have, et kas need kastikesed on liiga suured, väiksed kuskil, ma ei tea, nuppude tekst vajab seal muutmist, et neid saab hiljem teha näiteks. Ja kindlasti projekti juhtimine seal juures, eks ju, et seda ettevõttes peab olema keegi, kes seda projekti juhib tegelikult, kes vastutab selle eest, kellel on määratud selleks ka siis nagu ressursid aeg tegelikult ka. No ma kui ma see juurutamise koha pealt nüüd tulengi, et aga mul ei ole sellist inimest, et kas siis välise partnerit kasutada selleks ja kes hoiab mul kogu kätt pulsil, sest ettevõtte juht ju, kes omab seda ettevõtet, teeb ligipääsud sinna asjadele ja kuidas ta seda kõike haldama siis hakkab, kas ta üldse peab ise sellega tegelema kõikidega? No ja ütleme, et osa sellest saab nagu sisse osta. Just seda tehnilist protsessi juurutamise poolt, kasutajakoolitus saab sisse osta sellelt, kes seda arendab näiteks. Mida ei saa sisse osta, on minu meelest see äriprotsesside tundmine. Ütleme, natukene teeb suuremad ettevõtted, kes arendavad näiteks, et nende tekivad sellised pikaajalised partnerid, näiteks nagu Telial on ka, me össime ära Iglu, kes ongi niimoodi, kes tegeleb kogu aeg, püüab tegeleda samade klientidega, kes suudab neile piisavalt palju tööd pakkuda. Seal nad suudavad päris hästi minna sinna äriprotsessi juba sisse ka. Nad tunnevad seda klienti, neil on aastatena kogemus seal, nad suudavad sellest väga palju ära teha ja nad ütlevad kausalt, et kuule, et sellest seda pole mõtet teha, et me tunneme nii hästi järgi, et ärge sinna raha pange. Enamus ettevõtted on keskmiselt väiksed, nad teevad niisugused ühekordsed suhted nende arendajatega, võiks öelda. Ja siis ma arvan, et on palju oodata, et nad su äri tunnevad, et seda pead sina tundma tegelikult. Ja tundub väga loogiline. Et aga kuidas, Marko, sul seal ehitusettevõttes või arendusettevõttes on, kes need otsused üldse nagu langetab, on sul kaasotsustajad, näiteks kui me midagi hakkame juurutama või midagi efektiivsemaks muutma või kuidas sa neid rolle omavahel jaotud või delegeerid sa selle kellelegi ära, et tehtagu või kuidas see käib? Okei, võib-olla siis mõtleks nagu praegu hästi konkreetse näite peal on, et kuna meil see, nagu ütlesin, siis see nii-öelda AI ja ka täna kasutuses olevate rakenduste nii-öelda dashboardiks üleviimine osaliselt kõike korraga ei saa. Üks on siis see, et sa pead kuidagi ettevõtte juhina ära hindama selle, et mis on reaalne muutus, mis on see kiirus, millega ka sul siis see seltskond nagu kaasa tuleb, pluss siis haldavõtjad ja see ring, nii-öelda see mõjuala on ju. Ehk et üks on siis siseklient ehk enda töötajad, teine on siis välisklient ehk et keda see mõjutab on ju. Et hästi lihtsustatult siis, kui sul on näiteks haldavõtjad, kes peavad nagu mudelprojekteerimise alusel nagu objektil vaatama nagu konkreetseid jooniseid on. Võib-olla ikkagi veel see nagu mees, kes seal kiivriga nagu seal platsil on, et võib-olla ta ikkagi veel ei loe taluksit on. Ehk et kõik see on hästi lihtsustatult on. Aga et see rakendatavus on ja siis see ulatus on, et kui palju sa korraga tahad muuta on. Et kas sul nagu see seltskond üldse tuleb kaasa, nii siseklient kui välisklient on. Ehk et kõigepealt rakendatavus ja siis nagu see ulatus, aga et ikkagi case by case on ju, et see sellest sõltuvalt siis tulebki, et kas siis et kui me nüüd lähme edasi selle livingu või siis nagu see build to rent nagu on, kus me ehitame praegu seda nii-öelda IT-arhitektuuri, mis puudutab siis broneerimismootorit, mis on siis piltlikult öeldes selle nii-öelda automudelit auto aluseks võttes parafraseerides, mis on siis see mootor või süda, mille ümber siis kõik see ilus elegantne Porsche sinna ümber nagu tekib, mis kliendile meeldiks ja nii edasi on, siis et ta hakkab nagu seespoolt väljaspoole kasvama. Ehk et seal me oleme siis selles kohas, kus me defineerime lähteülesannet praegu näiteks on. Selleks on siis eraldi spetsialist, kui me hakkame seda nii-öelda siis, kui me oleme selle ära defineerinud, mis küsimust me lahendame, siis sealt tulevad järgmised hanked, järgmised siis nii-öelda sisendid, et keda me kus saame kaasata ja et see on ikkagi case by case, et seal sellist nagu üldist ei ole, et ikkagi, et esmalt siis lähteülesanne, siis rakendatavus ja siis see sügavus, et kui palju sa suudad seda nagu kõiki muutusi korraga nagu viia.
ja noh, nagu me siis kõik teame, et noh, tegelikult ei tule ju kõik inimesed kogu aeg, kõik töötajad ei tule muudatustega nagu kaasatud, see on jumala hea mõte, mis sa teed, et noh, paneme lõpuni enne, et noh, et see ei ole niimoodi. Et sealt võib ka tulla vastuseisu, et mõni lihtsalt... Ja, sa pead nagu seda müüki ka ju tegema, enne, et noh, et selgitama, et noh, kurat, et teeme ära, et see on äge asi, enne. Et noh, need koefitsiendid on ka ju kõigil teada, need on asutuses enam kõik ühe samad, kui palju on see, noh, kes ütlevad kohe, yes, teeme ära, kui palju on see sooja, kes ütlevad, sellest ei tule midagi välja. Et ühesõnaga jah, et ma ütleks ikkagi, et see muudatuste juhtimine on nagu ükskõik, kas ta on IT või ta on mingi muu, et ta on alati nagu case by case, et noh, et mida kogenum ja targem sa nende muudatuste elluviimisel oled, seda paremini need nagu õnnestuvad või noh, mida rohkem sa läbi mõelnud, mitte ainult kogemus, vaid ka noh, nii-öelda see ettevalmistus on. Noh, ma arvan, midagi võimatut ei ole, et kui sul on meeskond, kes on ikkagi üldjoonest tulemusele orienteeritud ja innovaatiline, siis nagu ikkagi pigem ju kõik tahavad, et elu läheks kergemaks ja noh, pigem siuke väike säde, et mingit uut moodi teha. Ei, no see ongi tailor-made nagu põhimõtteliselt kokku. No ja väikeettevõtetes on see evangelist, kes kõiki uusi asju toob, on ju ettevõtte juht, kes siis peab seda kõike maha müüma. Aga me ju teame seda, et enamus väikeettevõtetel puuduvad igasugused ütleme IT-juhid või CTO roll, et siis kes peaks siis nagu sellises ettevõttes selle vedurijuhi rolli võtma, kes siis nagu seda IT poolt nagu kas siis nagu propageerib või koolitab või kes tegeleb siis nende probleemidega, mitte ainult selles, et arvuti ei tööta, et kas ettevõtte seest või välispartnerid kaasata selleks või kuidas sina näed seda? Ma arvan jah, et enamus väikeste ja keskmise ettevõtetel ei ole seda silti inimese küljes, et sina oled IT-juht, nii nagu määratakse, kas on see tööohutus, kes igas see on, et sildi kõige parem, aga keegi seda rolli täidab. Võib-olla mitu inimest, sest et kasutad kuhugile pöörduda muredega, kuskil mingeid asju arutatakse, mingeid otsuseid tehakse, aga on kindlasti on ettevõttel olemas mingi, ma ei tea, kus ma kujutan ette, et 50 töötaja ette, sul on kuskil eelarve sida IT, kuskile tekib sinna number, keegi selle sinna paneb, keegi mõtleb midagi läbi järelikult. Tekib ühistöövormina või noh, niimoodi tihtipeale leitakse, et keegi on käinud mingis koolis midagi kunagi õppinud, ju siis sina oskad, sina teed, eks ju. Ma olen numbreid õppinud näiteks. Finantsjuhid tihtipeale võtavad selle vastutuse, on ettevõttejuhid, kes seda võtavad. Aga nad ikkagi teevad seda nagu oma põhitöö kõrvalt ja alati, kas nii palju kui huvi on, huvitavad asju ikka tehakse või nii vähe kui peab. Et siis, kui mis ei huvita, siis sellega nagu ei tegele. Ja noh, ega seal ei olegi palju lahendusi, et ütleme, et võid võtta endale inimese tööle, kes teeb seda sinu eest. Väikestel ettevõtetel, ma isegi ütle, et noh, töötajaid ei leia. Ma ütlen, et on pikaajaliselt raske motiveerida. Sellepärast, et tekib kiusatus öelda, et noh, et tegelikult ega seda juhtida nii palju ei ole, et tee seda veel või tee seda ka, et noh, et ma ei tea, et siis pane paigada arvutid siin või korista kaabelda siin midagi ja siis kaob selle motivatsioon ära sellele inimesele, kes tahab päriselt juht olla. Siis võib sisse osta, nii nagu on pakkujaid on mitmeid turul Telia seal hulgas ja siis peab nagu täpselt selle ülesande püstitama ja siis peab rääkima läbi need osad, et mida see IT-juht tegelikult teeb, et kas on ootus, et teeme niimoodi, et hoia sina nagu asjad töös. Et mul on vaja, et kasutatakse õnnelikud, et vahetame õigel ajal tarkvarad ära, vaata, et turvaauke ei oleks, ja siis ma tahan nende ägedate asjadega ise tegeleda. Et ma tahangi mõelda, et mis need ärirakendused on, mida ma vajan ja kui ma välja mõtlen, siis ma tulen sinuga, räägime läbi, kuidas need üles panna koos. Et noh, see on näiteks üsna süke levinud mudel. On ka tõesti ettevõtted, kes küsivad kohe sükest äriarendus IT-d põhimõtteliselt, aga seda on minu kogemuse järgi seda on nagu raske sisse osta, sest sa pead ikkagi selle inimese väga integreerima oma ärisse. Eestis ei ole nagu niimoodi, et sul on, noh ütleme, et kuskil on IT-juht, kes on varem ehituses palju töötanud ja nüüd teeb IT-juhtimist erinevatele Eesti ehitusettevõtetele näiteks. Seda me oleme liiga väike nagu selle jaoks, et niimoodi spetsialiseeruda tegelikult. Aga kas ma saan õigesti aru, et kui ma annan selle IT-asja ära, siis inimesed hakkavadki küsima nagu välise partneri käest nõu, et mul siin mingi faili avane ja nüüd midagi jooksis kokku ja viskas mingi errori mulle siin ette, et kas ta siis nagu kontakteerub siis selle välise partneriga, mis on kokku lepitud või pöördub juhi poole või kuidas see peaks käima siis? Meie tahame seda teha niimoodi, et kui on IT-juht meie poolt, siis tema on tegelikult ka juht. Ja tema ei paranda arvuteid ega vea neid kaableid. Selleks on teised teenuse pakkujad või ma ei tea, võib-olla ettevõttel oma IT-spetsialist ka näiteks tööl, miks mitte. Et kasutajad pöörduvad nagu sinna, et see IT-juht on pigem partneriks
ettevõtte juhatusele ja põhiprotsesside omanikudele või juhtidele, et seal ongi müügijuhid, personalijuhid, ma ei tea, finantsjuhid, sõltub ettevõttest, mis on ju, kes ütlevad, et noh, me tahaks midagi niimoodi teha või annavad sisendi, no lihtne sisend, et ma ei tea, me tahame avada uue büroo Tartus järgmine aasta, et hakkame, meil on juba enam-vähem teada, kus me teeme, tuleb rendileping, et hakkame mõtlema, kuidas need reaalsed praktilised vajadused, kuidas saada kaablid sinna, kuidas arvutid sinna saada, kuidas sinna, ma ei tea, printerid, wifi võrgud saada, et ma ei taha sellega tegele sellega ise, et näiteks niisugused praktilised. See on selles mõttes hea point, aga kui sa, Marko, nüüd täna võrdled enda 5-10 aasta tagust nagu aega ja tänast aega, et kas on IT abil sul lau pealt maha läinud ka mingeid selliseid asju, millega sa tead, et sa täna enam ei pea nagu väga tegelema ja on aidanud sul mingit protsessi nagu paremini käima saada, et 5 aasta tagusega veel hetkel, me oleme siis selle sammu astumise jalglävepakul hetkel sellega nagu ehk et aga 10 aastaga tagusega võrreldes on ikkagi palju muutunud, eks. Et aga näiteks ka ma ei tea, 10 aastat tagasi tõenäoliselt me ei kasutanud näiteks niisugust lihtsat asja nagu Pipedrive nagu CRM-ina on. Et 10 aastaga on ikkagi väga palju muutunud, aga 5 aasta tagusega, et kohe niimoodi revolutsiooniliselt midagi esile ei oska tuua. Ehk et me oleme selle sammu lävel, et tõenäoliselt aasta aja pärast saaks öelda, et võrreldes 5 aasta tagusega oleme nagu teises kohas. Mina ütleks, et võrreldes näiteks, mida mina näen teises ettevõttes, et võrreldes 5 aasta taguse ajaga, nende keskmistel väikeste ettevõttel ära jäävad serverid. Et tegelikult enam ei ole näiteks meiliserverid, ei ole failiserverid, ei ole raamatupidamisserverid, neid ei ole, sest need on kõik liikunud pilveteenuste peale. Ja, et see minu meelest on üks suur muudatus teinud, võrgud on veel vaja, pistikud on seinas, wifi kasutatakse, aga servereid enam ei ole. Ja see selles mõttes tundub huvitav, sest vanasti ju inimeste jaoks oli oma andme hoidmine oli siis, kui nurgas oma serveri, siis sa tundsid, et sa oled selle ettevõtte omanik, on ju, et nüüd on kuskil pilves ära. Minu ettevõte on seal nurgas. Ja, et kui see maha põleb, siis on ka ettevõte läinud nagu sisuliselt. Aga tegeme nüüd väikese nagu sellise nagu visioneerimisega või natuke isegi unistamisega, et kui see küsimus on muideks teile mõlemale, et kui realistlik on siis nagu pilt, et lähiaastatel on juhil olemas selline nagu lahendus, mis loeb nagu ettevõtte sees kõik nagu need materjalid läbi, töötleb need läbi ja siis hommikul, ma ei tea, juht lükkab arvuti käima ja siis on tal juba kõik olulised teemad on nagu ilusti välja toodud, kohtumine seal, sellel lepingule ära kirjutada, siin tee lepingu parandused ära ja mis täna nagu täpselt tegema peaks, et mingisugune digitaalne lahendus, mis siis aitab nende andmete peal, mis juhil on, siis talle paremaid äriotsuseid nagu lauale tuua. See on niisugune nagu natuke visioneerimise koha pealt, et kuidas sa, Alan, mõtted? No, kui see ettevõte ja see juht töötab ühes ökosüsteemis, no näiteks Microsofti ökosüsteem, tal on see Windowsi arvuti, tal on see Office 365 on ja niimoodi, siis see on täna juba enam-vähem nagu tehtav. Ma lihtsalt ei mõtlema selle peale, et sina ütlesid, et aitab nagu paremaid äriotsuseid teha. Ma võib-olla ütleks, et võib-olla see jätab talle aega nende äriotsuste üle mõtlemisele, et tegelikult sa oled ikkagi siuke assistent, mis lihtsustab su päeva, võib-olla aitab öelda, et mis on täna fookuses, mis on oluline, mis ei ole, aga seda äriotsust, ma ei tea, seda nagu ei tee e-mailide ja niisugust asjade pealt, et see vist, ma ei tea, sa teed paremini. Ja ma tegelikult ka olen täitsa, või ühesõnaga, et siin on vähe lisada, et selles mõttes, et see, mis puudutab tegelikult ju seda, et sul on andmed läbi loetud või kuidas öelda, et sul on päevaga paika pandud ja läbi loetud selline assistent täna ühes ökosüsteemis konstrueerida on kindlalt võimalik juba täna. Tegelikult see saaks nii olla, aga mis et kui nii-öelda sõnasabast kinni võtad, mis aitaks paremaid äriotsuseid teha, sa saad ju ka masinasse lasta nagu on, et aga ma kuidagi tundub nagu, äkki see on nagu mingi egoistlik nagu soov, et äkki tahaks ise otsustada, et ikkagi, et kindlasti sa võib-olla saad ju ka küsida, et missugused otsused, missugused tagajärgi kaasa toovad, aga lõpuks see otsus tekib ikkagi täna minu arust peaks veel tekkima nagu juhi peas ja lõpuks on siis see vastutuse küsimus, et kelle otsus see siis nagu oli, et kui nagu nii mugavalt igalt poolt ennast välja tagandada, et äkki siis üldsegi võikski nagu loobuda sellest kohast ja lasta siis AI möllab seal, et aga sellega vist ei taha jällegi need omanikud nagu nõus olla.
et siis pole kedagi, kes nagu nende otsuste eest vastutab, et ehk et jah, et ma arvan, et selline assistent tegelikult täna konstrueerida oleks võimalik, minul seda ei ole, otsest vajadust ka ei näe, aga võib-olla peaks selles suunas mõtlema. Aga Marko, kui sa saaksid täna ühe sellise tüütava või tüütu tegevuse nagu laualt maha saama ja selle siis nagu usaldama nagu usaldusväärsele digiabilisele nagu moodsas keeles öelda, et mis see oleks, kui sa tahaksid nagu ühe asja praegu laualt maha saada ja sa tead, et ma annaksin selle ära nagu käest? No jah, et eks see üks asi, mis laualt maha saada, tõenäoliselt ikkagi kuidagi see peaks tulema sealt, et siis mis küsimust räägin ise enda põhjal siis, et mis küsimust me parasjagu nagu lahendame, eks, et kuidas tekiks online ülevaade valdkonniti kõikidest protsessidest, ma ei ütle mitte siis, nagu ma enne seal kuidagi ütlesin, mitte see, et mis laoseis parasjagu, kui palju kaablit kuskil on seinas või laos või mis iganes on, vaid et et üldine ülevaade, nagu selline generaalne ülevaade oleks ühes dashboardis, et kui see oleks olemas, siis tegelikult see mis siis mõnes mõttes tähendab olemasolevate rakenduste ja andmete ristkasutust, mis on kõik tegelikult nagu tegemises kinni, nagu ma ütlesin, täna need tehnilised juba võimalused on juba olemas, et kuidas ma recapiksin selle, mis ma siin lohisedes rääkisin siis. Ma mõtlen siis, et see lahendus peaks olema siis seesama dashboard, online jälgitav valdkonniti ja siis objektiti, arendusobjektiti ja see lihtsustaks oluliselt, aga et see on way to go praegu, me oleme siis seal, nagu ma enne ütlesin, lävepakul seal protsessil. Ühesõnaga, sa oled enda jaoks juba läbi mõelnud, et see peaks sulle tulema ja siis... No meile, et see on see, kui me räägime efektiivsusest, siis see on nagu see, kus pall praegu nagu mitte maha ei kuku, vaid on õhupall nagu on. Ehk et loodame, et saame selle õhupalli kinni ja saame siis selle palli kinni püütud ja võib-olla poole aasta pärast on juba midagi rääkida. Oleme optimistlikud. Ja et ma siit saate lõpuks küsiksin sellise nagu küsimuse teilt mõlemalt, et see on siis nendele, kes seda podcasti vaatavad siin lõpetuseks, et kui nüüd vaadata järgmised 3-5 aastat ettepoole, et siis on, mis on see suurim risk juhile, kes ütleb, et meil on praegu kõik nagu fine, et meil ei ole vaja midagi nagu muuta, et kõik toimib ja kõik töötab, kas ta üldse riskib sellise mõtteviisiga midagi ja millega ta siis üldse riskib? Et meil on kõik hästi, meil ei ole vaja praegu mitte midagi teha, meil ei ole vaja mitte millegile tähelepanu pöörata, kõik toimib nagu. 3-5 aastat. See aeg liigub kiiresti, see 3-5 aastat tundub jube pikk perspektiiv tegelikult, et asjad, maailm muutub ka kiiresti, aga mida meie oma töös näeme, kui me räägime klientidega, see ettevõtte juht, kes niimoodi ütleks, siis mind paneb nagu muretsema, et kas ta mõtleb piisavalt infoturbe peale. Sellepärast, et öelda, et seal on mul kõik hästi näiteks, tundub jube enesekindel. Et seal võiks pigem olla aus ja öelda, et vaevalt, et mul seal kõik hästi on, ilmselt ma kõike ei tea, aga ma töötan selle kallal, ma näen vaeva ja ma tahan seal parem olla. Et ma arvan, kui praegu on nagu küberturbe osas, selle küberturbe äris nii-öelda, ma mõtlen seda äri, kes nagu ründab, et see on hea äri, ma arvan, 3-5 aasta pärast on see veel parem äri ja aina rohkem peab nagu sellele tähelepanu pöördama ja seal ei saa olla nagu niisugune rahulolevustunnet ei võiks seal mitte olla. Marko? Ja, et üks on siis võib-olla siis sellest 3-5 aasta pärast me oleme täiesti siis nagu selle fake ajastus, kus sisuliselt ei ole üldse võimalik enam vahelt teha, kui sa käega ei katsu, kellega või millega sa räägid, millest, mis sulle kirjutab, mis asi on. Piltlikult öeldes, et see blackmailimine on nii lihtne, et kindlasti üks ongi siis nii-öelda, kuidas ennast ja ettevõtete töötajaid kaitsta nagu igasuguse pahatahtliku ründe eest, mille eesmärk on sinu raha endale saada. Ehk et kuidas kaitsta oma intellektuaalset omandit, oma mida iganes digitaalset, mis aitab sul oma ettevõtet siis nii-öelda töös hoida. Kõik see, mida võidakse sult nagu siis nii-öelda välja pressida või varastada. Ja teine on see, et võib-olla
noh, et ütleme, et siis kui täna nüüd nagu sellest hüppest nagu kuidagi nagu eemale jääda, et öelda, et jah, et noh, meil on tegelikult kõik hästi, et meil on väga hea, et noh, see on sisuliselt noh, minu hinnangul nagu põhimõtteliselt ikkagi nagu käsitsi pesemine pesumasinate kõrval nagu, et ma arvan, et kui nagu täna nagu mitte nagu sellega kaasa minna, siis 5 aasta pärast tõenäoliselt sind enam turul ei ole nagu. Aitäh, väga sellised julged lõpusõnad olid, et selle tänase saate kokkuvõtteks ma ütlen niimoodi, et iga ettevõtte edu alus algab ka sellest, et ta muutub efektiivsemaks ja juht, kelle peal ettevõttega suuresti seisab, tema initsiatiivil ja visioonidel saaks tegeleda nende asjadega, mis tal nagu päriselt olulised on, et ei pea tegelema selliste IT-probleemidega, et siis saab väliseid partnereid selleks kaasata või leida inimene, kes sellega tegeleb. Ja meil käis siin läbi palju huvitavaid mõtteid, mida kindlasti juht saab kasutada oma igapäevatöö paremaks tegemiseks ja eelmistes episoodis ka rääkisime sellest samast turvalisuse teemast, millest Marko just mainis, et saate ka seda vaadata ja kohtume juba järgmistes podcastides. Tänan vaatamast ja kuulamast.